tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. 13. aprillil on täiskuu. Kaalude märgis ta algab, siis paari päeva pärast läheb ta Skorpionisse, nagu kuu ikka, liigub hästi kiiresti. Ja kui sa vaatad seda videot, siis iga täiskuu ajal võid sa seda videot vaadata. Järgmise, ülejärgmise, üleülejärgmise täiskuu ajal, nii et ära jää kinni sellesse hetke. Ja kuna on kuuga tegemist, siis võtsin jälle ette Zodiaagi märgid ehk kõige esimene jäär. Kui päikesemärk või siis tõusumärk on jääras, siis see lugemine on sulle. Ja teekonnakaart, ma näen, siin ongi sinu sellist julgust ja pealehakkamist täis, õhku, tuld. Aga samas ma näen, et siin ära mine tülli, kes ütlevad sulle, et kuule, oota veel, mõtle veel, sest siin natukene ma näen, et võib-olla sa tormad. Sa tahaksid nagu kohe kiiremini tegutseda, kiiremini minna. Et sa ütled, et noh, et kui ma selle lennuki peale ei saa, siis ei peaks küll, noh, siis ma üldse ei lähe või noh, hästi-hästi selline nagu intensiivne ja teeb sind nagu siukseks äkiliseks, emotsionaalseks. Ja usu mind, et selle täiskuuga võib sulle just tulla välja mingisugused selline informatsioon, mida sul on vaja kuulata, millega veel teekonnale asuda. Olgu see mingi ülevaade sellest kohast, kuhu sa lähed. Ma ei tea, kas sa lähed reisima või elama või õppima või lihtsalt külla, et sul on mingisugune info, nagu siin ma näen, on veel puudu. Kas rahaline informatsioon, mingid tutvused võivad siin mängida, et vaata, mis täiskuu sulle toob ja võib-olla juba praegu tegelikult need täiskuu energiad juba hakkavad liikuma, võib-olla sul see informatsioon on kätte tulnud. Ja võtsin kõrvale siin ka kuu oraakli kaardi, mis näitab siin täpselt samuti seda, et kõik on alles alguses. Hästi toores, hästi noor ja emotsioone täis. Ja sa nagu usaldaksid iseennast, aga kui sa oledki näiteks noorem inimene või siis ma ei imesta, kui sõbrad, tuttavad, vanemad kõik räägivad sulle, et oota veel ja mõtle veel ja ära torma ja kuidagi sind on ära väsitanud see, et nad muudkui nagu võib-olla isegi noh, võiks ütelda, et isegi takistavad, sinu mõistes nad takistavad sind. Ja kuna see noor kuu veemärgis on alles 30. mail, siis mõtle, mõtle, kas sa hakkad liikuma siis alles mai lõpus või jõuad sa siis kohale. Nii et see on üks märgilise tähtsusega, mis praegu see kuu välja tuli. Igal juhul usalda oma vaistu, usalda universumit, sest universum oledki sina. Nii et kui sa tunned ikkagi kõigest hoolimata, et sa pead liikuma, siis hakka liikuma. Nii et aitäh sulle, Jäär. Ja nüüd on sõnni kord, nii et kui sinu päikesemärk või tõusumärk on sõnnis, siis lugemine on sulle. Ja kuna tuleb täiskuu 13. aprillil, siis see ei tähenda, et nüüd ja praegu võid seda vaadata ja tulevikus enam ei või. Pigem on siin täiskuu energiad, et sa võid seda vaadata ka aasta pärast. Aga mis ma siin selle maisiga näen? Mis täiskuu võib sulle välja tuua mõnel, kes sa kuulad ja vaatad, sest võib-olla on just see, et millega sa oled tegelenud, mida sa oled kasvatanud, mida sa oled
ma ei tea, poputanud ja silunud, kaotab mingil hetkel või praegu ütleme nagu tähtsuse kaotab, vajaduse kaotab. Või on tõesti see, et ongi, sa oled kaua tööl olnud ühe koha peal, teinud seda suurepäraselt, aga töökoht kaob ära. Või on mingisugune muu selline, ma just ütleks, et niisugune materiaalne asi, mis nagu sinu elust võib ära kaduda, samas võib ka olla see, et see täiskuu toob välja, mida sa peaksid siis sel hetkel nüüd muutma just sellises maises plaanis, rahalises plaanis ja võib-olla ka siis väärtuste plaanis, mida sa pead muutma, sest siin see kaart nagu ütlebki, et noh, nagu midagi täiesti võetakse nagu käest ära, mida sa oled hoidnud ja armastanud. No jah, elu läheb ikka edasi ja siia kõrvale olen ma tõmmanud siis kuu oraakli kaardi ja vaata siin ka isegi see kaart tuli välja maaelemendina ja näitab seda säästlikkust ehk midagi nagu tõmbuks kokku ja muideks see must kuu tuleb nüüd kohe 27. aprillil, nii et pane tähele seda hetke või seda päeva, kas siis jõuab sinuni mingisugune informatsioon just sellel päeval või on see, et kui on kiired lahendused, siis võib sel hetkel sul tulla juba mingi ahaa-efekt, et juba see lahendus tulebki äh, mm, noh kätte, aga juhul, kui just see raske hetk on, siis mul on selline tunne, et sa peaksid nagu ma ei tea, ennast kallistama, et ükskõik, missugune on tulemus, siis sa oled oma elus teinud väga nagu sellist head tööd ja palju panustanud. Ja ehk ongi see hetk, kui sa pead lahti laskma möödunust, sest tead, et siis tulevad, ma ei tea, aknad ja uksed ja väravad tulevad lahti ja tuleb uus hingamine. ja mina soovin nende kaarditega sulle igal juhul imelisi kogemusi, mis tuleb pärast seda. aitäh sulle. armsad kaksikud, tänane ladumine on inspireeritud siis täiskuust ja seda võid sa vaadata kas praegusel hetkel, järgmise, ülejärgmise või üleülejärgmise täiskuu ajal energiad ja sõnumid, mis peavad sinuni jõudma, jõuavad just õigel ajal. kaksikud, kui sinu päikesemärk või tõusumärk on kaksikutes, siis see sõnum on sulle ja ravimiratas, alguses ma vaatasin kohe, et kas on sul endal tervisega mingit probleemi või ma ei tea, tuleb isegi välja, et võib-olla allergia lööb siin välja, aga samas võib olla ka see, et sa näiteks võib-olla õpid hoopis arstiks või ka siin on võib-olla homöopaatia selline just alternatiivravi või oled sa see, kes otsib just abi ravimitest. ja siin tuleb ka välja see, et võib-olla ka see ei ole just ainult sina, võib olla ka see, et hoopis sinu perest keegi või keegi lähedane, et sa pead sellega nagu üleüldiselt pead tegelema mingisuguse sellise, no ma näen küll, et sihuke täiesti allergiavorm või mingisugune ravimine siin oleks tõesti vaja ja sihukest tegelemist, rääkimist, sehkendamist, sõitmist. ja täiskuu, mis toob meile valgust mingisugustele asjadele, siis võib-olla on see, et sa saad just arsti juurde aja tõepoolest või nagu hakkab see mingisugune lahendus tulema, sest sa näed,
või see täiskuu aktiveerib lihtsalt mingisuguse haiguse, selle allergia. ma ei tea, võib-olla on isegi see, et vahepeal, et allergia mingisuguste inimeste vastu lausa aktiveerub hästi tugevalt, et sa oled kohe mm, äh, noh, jälle siin on seda õhuelementi hästi palju, et sa tahaksid nagu noh, ma ei tea, kisada või röökida vahepeal ka, et aitab, ma enam ei viitsi, ma ei taha, ma ei taha, ma ei taha, ma ei taha, ma ei taha sellega tegeleda, ma ei taha seda kuulda. midagi nagu hästi trigerdab siin. aga šamaani kaardi kõrvale võtsin ma ka siis selle kuu oraakli kaardi ja tuleb siin, sa vaatad, et uuesti tuleb täiskuu. nii et igasugused haigused ja sellised süsteemid ei, kuigi me peaksime oskama oma haigust sekundi murdosal ka lõpetama, nii nagu ta algabki, siis me seda lihtsalt ei oska. ja ma näen, et see on niisugune pikemaajalisem protsess, aga ma leian, et see on hästi intensiivne tegutsemine. Äh, siin hakkab nagu pihta intensiivne tegutsemine selle haiguse või selle ebameeldivuse ka. ja ma vaatasin, et täiskuu maamärgis on alles 10. jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juunis, jah, 7. nii et vaata, mis seal täiskuul on. kas tuleb ilusti see, et saategi hakkama nende asjadega, sellepärast et see on saavutuse kaart. See on saavutuse kaart ja kui sul käivad närvi mingisugused inimesed ja siin ei ole üldse mingisuguse haigusega seotud, et allergia on inimeste vastu, siis ka siis selle suve alguse 10. võib mingisugune muutus toimuda näiteks selles seltskonnas, kus sa viibid, seal tööl, kus sa viibid, igal juhul siis ka see äh, nagu lõpeb ära, aga ma näen, et sind tõstetakse nagu kõrgemale positsioonile ehk läheb lihtsamaks. Läheb tõeliselt lihtsamaks. nii et ütle endale, et ükskõik, mis ka ei ole, elu armastab sind ja püüa olla hoolimata sellest sellisest ebameeldivast olukorrast ikkagi väga positiivne. aitäh sulle, kaksik. armas vähk, kas kohustused, kohustused, vastutus, vastutus, vastutus tuleb, vaatab mulle siin vastu, ikka vaja veel midagi lõpetada, midagi alustada, keegi jälle midagi tuleb ja ütleb ja sina muudkui aga vaatad, kus sa ka saad ja kus sa ka vaja jälle sinu kätt oodatakse, sinu mõtteid oodatakse, sind ennast oodatakse. et sellist tegutsemist siin täiskuu ajal on hästi palju ja sa isegi oled nagu loobunud natukene ei ütlemast, mul on selline tunne, et kui isegi pakutakse, siis mõtled, et ah, et noh, tuli selline, et noh, ja kui ma siis ükskord noh, pikali kukun, siis ongi kõik, et ma ei viitsi nagu sellega tegeleda, et ütelda, et ma ei jõua või ma ei taha või see ei ole näiteks noh, nagu isegi, et see ei ole nagu minu teha või minu eriala või et ma oskan seda küll, aga tegelikult peaksid seda keegi teine tegema, mis siis, et mina oskan et siin mul siuksed uksed kinni-lahti käivad kogu aeg, keegi sehkendab. nii et mis see täiskuu siis, mis ta tuleb ütlema, tegelikult väga hästi see maa tuleb ütlema, et oleks aeg ikka tegelikult aeg natukene maha võtta küll. ja jah, ma ei imesta, kui sul on see põllupeenar, mida sa oled ammu tahtnud kõplama minna. ma ei tea, oma mets, kus sa tahaksid jalutada ja seal kasepuid paitada. siin, ma ei tea, soomätastel astuda ja sa oled kuidagi lükanud selle kogu aeg edasi, 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 küll ma saan, on ju. ja võib-olla siis see täiskuu on see hetk, kus sa oskad mitte ei oska, vaid julged ütelda, et teate, et nüüd ma lähen 2 päevaks metsa. oleks hea, oleks kasulik sulle. ja siia kaardi kõrvale
võtsin ma ka kuu oraakli kaart, mis see noor kuu tuleb ütlema siin. vaata, tuleelement tuleb siia maaelemendi juurde välja. sina vähk, kes sa oled ise veeelement. nii et siin on nagu mitu elementi koos ja ei pruugigi olla nagu lihtne. ja ma vaatasin, et noor kuu tulemärgis tuleb meil 28. mis see on siis, juuni, jah. 28. juunil tuleb sinna lõvi, tulisesse lõvimärki. vaata seda kuupäeva, pane endale kalendrisse kirja. võib-olla siis on vaja sul mingisugune kindel otsus teha. sellepärast, et ma näen, et noh, ma näen siin nende kaarditega, et ega sa eriti seda piiri tõmmata ei saa, et minu arust veel rohkem antakse seda mingisugust ettevõtmist sulle, aga ma näen ka, et sul ongi seda loomingut või seda ettevõtlikku nagu sisemist impulssi on nagu hästi palju. Huvitav, et ma kasutasin impulssi, kusjuures siin see sõna tulebki välja, et sul on tegelikult soov juhtida, sul on soov teisi juhendada, äh, sellist huvitust, kõike sellist, nagu tegelikult äh, seda energiat sulle antakse. Jaa, nüüd ma saan aru, ta tuleb ütlema see täiskuu. ja, et mm, vaata, sa vahepeal tahad, et keegi sind ka hindaks. jah, siin see on ja võib-olla siin täiskuu ajal just hakataksegi sind tähele panema rohkem ja võib-olla siis tuleb selle noorkuu ajal tuleb see aitäh ütlemine sulle. nii et see võib ka täiesti päevakorral olla, et sind pannakse hästi tähele. nii et tea, et siin praegu tegelikult tulevadki võib-olla väga huvitavad väljakutsed ja sina lihtsalt usalda elu, seda kulgemist ja heaolus ja külluses. lihtsalt usalda. aitäh sulle. armas lõvi, siin räägin täiskuust, mis 13. tuleb, aga ütlen ka juurde, et kuna need on täiskuu energiad, siis sa võid seda kuulata ka aasta pärast, 3 kuu pärast. kui on täiskuu, siis need sõnumid peavad sinuni jõudma. aga praegu on sul, on ütelda, et mulle tundub, et üks asi on see, et sa peaksid natukene iseendasse vaatama. selline tunne, et keegi on sulle natukene näpuga näidanud või sulle nagu vaataksite silmadega üksteist niimoodi üksteise vastas, et kumb nägu siis nagu peale jääb. aga pigem ei ole see nagu mingisugune võistlus ega võitlusmoment, vaid peegeldus. ja võib-olla ma näen, et siin kõik asjad ei ole nagu äh, mm, ma näen ka, et siin midagi enda ülestöötamine on, aga siin võib olla ka selline väikene step by step suhte küsimus, et nagu oleks oma suhet üles töötanud. aga see suhe võib ju olla ka näiteks oma äriga või oma ma ei tea, lapsega või selline nagu väikeste sammudega töötamine, mis väga niisugune lõvilik just ei pruugi olla ja sellepärast sa nagu igal sammul pead jälle nagu ohkama ja vaatama, et kas ma tegin õige sammu, kas see on nagu kasulik või kuidas niimoodi, kas saaks veel paremini ja selline natukene niisugune aeglane liikumine ja täitsa see, et tahaksid küll, et niisugune tunne, et astud 2 treppi üles, aga tegelikult oled hoopis allapoole läinud ja ise noh, nagu ei ole nagu selgust majas. aga täiskuu toob meil selguse ja väga huvitav on see, et siia kõrvale võtsin kuu oraakli kaardi, kahanev kuu tuleelemendis ja see tuleb kohe siis, kui täiskuu
on saavutanud, siis hakkab kuu kahanema ja ta lähebki tegelikult, kas ta nüüd läks hamburisse. Ta läks hamburisse nii, et mina ütlen selle peale küll, et pane nüüd tähele siin pärast täiskuud, et kui kuu hakkab kahanema, et mis asjad hakkavad nagu välja tulema. Üks on see, et võib tõesti sinu see enesekindlus kasvada, aga tead, mul on selline tunne, et sa peaksid enne kodus iseendale rääkima seda, mida sa tahad teistele rääkida. selline tunne või no mitte kodus või autos või kõnnid ringi ja räägid oma probleemi nagu välja. ja see annab sulle sellise sihikindluse, enesekindluse. ja kui sa hakkad iseendaga alguses rääkima, siis mulle tundub, et sellised teistsugused asjad avanevad sulle, et sa saad nagu aru, miks need sammud sul nagu taina sees on, et sa ei saa nagu kiiremini edasi liikuda, kuigi sa tahaksid, on ju. et miks see asi veel valmis ei saa. sul on piisavalt tuld, lõvil on iseendal tuld, siis ka tulekaart tuleb välja. nii et tegelikult ja võib-olla on see, et kuna hambur on ka välismaad sellist tähistab ja sihukest õiglust või see, ma ei tea, võib-olla sa peadki just välismaalastega suhtlema ja sa õpid hoopiski mingisugust teistsugust keelt ja tahaks selgeks saada, aga mitte kuidagi ei saa, siis praegu on see, et sa pead iseendale ütlema, et ma saan sellega hakkama. täiskuu ajal ütle, ma saan sellega hakkama ja ja andesta endale. ära piina ega ütle endale ühtegi halba sõna, et sa ei ole saavutanud selle ajaga seda, mida sa oled tahtnud ja ära võrdle ennast teistega. nii et armastusega edasi. aitäh sulle, Lõvi.